Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti uut hooaega, 7. hooaeg. Ja tere ka minu poolt. Me jõudsime läbi pakase, lume, külma ilma kohale ja me oleme teie ees tagasi. Kui te võib-olla lootsite või mõtlesite või kartsite, et me ei tulegi, siis tulime uuesti. Sest me vist jälle kadusime niimoodi ära, et me ei öelnud isegi, et hooaeg läbi. Ja tegelikult hooaeg sai läbi. Ma ei tea, kas ma panin hooaja viimane eelmisesse või? Ma ei tea, võib-olla oli. Minu arust tegelikult kuskil oli kirjas. Episood oli ju lihtsalt. Ja, aga minu arust ma kuskil, kas ma Instas või kuskil mainisin korra. Tead, ma arvan, et igaüks sai aru. Meil on iga aasta samamoodi, juba 3. aastat. Et meil viimane episood üldjuhul on jõulud ja siis me lähme nagu kaome ära puhkusele. Kas ka puhata sai, see selgub tänases episoodis. Nõus. Jah, ma ei teagi, tänane episood on meil selline, et meil on endiselt 2 koostööpartnerit. Värska Vel, kellel on nunnud jookikesed, see on mul lemmikmaitsega kusjuures. Näitan mingi täiesti tagust. Ja teine on muidugi Ruumum, kus me seda podcasti üldse salvestame. Meil endiselt on siin hea soe tuba, valgused, kaamerad, mikrofonid, nii et kui ka kellegi on idee, et tahaks nüüd see aasta alustada podcasti või teha mingit seminare või kursuseid või ükskõik mida, siis see on ideaalne koht, kus alustada, sest et sa pead lihtsalt kohale tulema. Just, nii et kellel on seal bucket listis mingi siuke asi, siis siin saab. Täpselt, ja pead olema rääkimisvõimeline, nii et see on ka üks, loodetavasti võiksid olla. Nii et jah, aga see oligi meie sissejuhatus. Ja tänane episood on siis life update, kuna me nüüd alati oleme ikkagi aasta alguses teinud, et kuidas me selle aasta lõpu mööda saatsime, mis vahepeal juhtunud on, kui me oleme kadunud olnud sõnades mõttes. Ja võib-olla lihtsalt üldiselt, mis meie elus toimub ja võib-olla hästi lühidalt ka sellest, et mis see aasta meile toob. Et eks see, mida episood edasi, seda rohkem saame arutada seda ka jooksvalt, on ju, või teha jälle episoode selle kohta, on ju. Aga teile väga meeldivad sellised episoodid, nii et räägimegi natuke endast ja võib-olla mõni inimene saab ka samastuda või mitte. Tunneb ennast paremini meie kõrval. Aga kuidas sinul läks siis? Räägime siis jõulud, aastavahetus. Ja, jõulud, aastavahetus. Teate, üle pika aja sain puhata. Päriselt teadlikult nagu võtsime kutiga mõlemad puhkuse, on ju. Jõuludel olime siis minu peremaakodus, käisime lihtsalt nagu ühe öö, on ju, kuna meil on see loomamajandus nüüd ka siuke suht keeruline. Ja siis aastavahetuseks võtsime siis selle, et läksime kaugemale Võrusse. Kogu oma loomamajanduse pakkisime kaasa autosse. Need olid mul mingid storid, mis nagu läbi aegad on kõige rohkem vastukaja saanud, kus terve mu auto oli siis asju täis ja kõik 5 looma ka peale. Et 2 kassi, koer ja küülikud ja niimoodi me siis sinna Võrru sõitsime. Ja hästi tore oli selles mõttes, et me ei olnud nagu kutiga vaata kumbki nii ammu seda aega endale lubanud. Ja vaikselt sai mingeid saateid, sarju, asju järgi vaadata, milleks varem ei olnud aega, et siuke mõnus rahulik tempo oli paar nädalat. Rahule? Jäin väga rahule ja, aga muidugi sealt edasi läks kohe. Ja kohe sama tempo peale edasi, aga eks sellest siis hiljem. Ja sellest saame tõesti hiljem rääkida. Nii, ja kuidas sul? No minul ikkagi selles mõttes midagi hõisata ei ole, on ju. Et kahjuks mu vana-vanaisa ikkagi lahkus meie seast ja see tuli täpselt niimoodi natuke üle nädala enne jõule, ehk siis see oli minu jaoks siuke valus löök, aga kuna me lõikasime selle eelmisest episoodist välja, et siis ta oli haiglas, et ma ei tahtnud seda enam nagu siis sisse jätta, et oi, mis ta saab, on ju. Kui selleks hetkeks ma juba teadsin, et ta enam ei ole, on ju, siis minu jaoks oli see leppimine sellega nagu kuidagi kergem. Et kui kunagi keegi mäletab, me tegime Leina episoodi, kus mul üks sõbranna nagu ise endalt elu võttis, see oli nagu hästi teistsugune. Ja nad on nii erinevad Leinad. Üks inimene on 94 ja teine oli nagu 20-ndates, on ju, et ma lihtsalt lohutan kõiki, et kui kellelgi on veel see, et parasjagu me oleme siukses vanuses, on ju, kus vanaisad, vanaemad, mida iganes on ju ikkagi meie seast mingi hetk lahkuvad, siis see ei ole kuidagi nii raske. Eriti kui sa tead, et see inimene elas nagu head elu, muidugi kui ta vara lahkub, see on nagu täiesti teine asja. Aga sellises väärikas vanuses nagu 94, siis mul oli kuidagi rahu, tuli hinge, et ma tean, et temaga on kõik nüüd hästi, on ju, ja ta sai elada oma elu ja ta enam ei pea piinlama, on ju. Et kuidagi see lõpp läks nagu hästi koledaks selles mõttes, et ta ei olnud enam õnnelik ilmselgelt, on ju, kes tahaks olla haiglas. Aga jah, et see kuidagi, ma kartsin hullult, et see rikub mu jõulud ära.
aga õnneks see nagu ei rikkunud, et ma tegin selle rahu enda sees, ma muidugi nutsin jõuludel on ju, et kuidagi see, et ta ei ole enam jõuludel minuga, aga ma üritasin seda võtta kuidagi hästi nagu niimoodi, et tead, et ma olen vähemalt õnnelik, et me saime nii palju jõule koos võtta, et nagu mis asja, vaata. Ja no vanus on ikkagi nagu mega väärikas on ju, tõesti, et sul üldse oli nagu võimalus temaga aega veeta. 4 põlvkonda nagu elus on ju, mis on täiesti ebareaalne. Väga haruldane tegelikult jah. Et ma lohutan kõiki, et kes olid ka üksi, kes igatsesid kedagi, siis see ongi raske, aga see läheb iga aastaga, ma arvan, kergemaks ja tuleb leida uued traditsioonid ja samamoodi mina käisin jõuludel Võrus, mis oli väga tore, et saime seal vanaisa ja ma ei tea, ema, kõikide sugulastega seal mitu korda istutud ja 4 korda seda kuradi jõulusööki näost sisse ajada, et kindlasti ma võtsin juurde. Aga see on okei selles mõttes. Jõulusöök oli maitsev ja hapukapsas ja kartul. Ma ei saa midagi. Aga selles mõttes ja aastavahetusel ma olin lihtsalt oma sõpradega, lähedaste sõpradega, keda ei ole ka absoluutselt üldse palju. 3-4 inimest oli seal enam-vähem, kellel olid siis kaaslased kaasas on ju. Ja oli ka selline rahulik istumine, mängisime ülipalju lauamänge, mingid kahuute värki, et ma nii hindan sellist kuidagi kvaliteetaega lähedastega. Et väga mõnusad jõulud olid tegelikult välja arvates see vanaisa lahkumine. Käisin elu esimesel matusel. Mis oli nagu täiesti kohutav, selles mõttes see tunne, mis tekib sisse on ikka nagu kirjeldamatu, et see tühjus ja siuke nagu mu keha oli nagu nii pinges terve see aeg, kui see inimene siis luges neid mingeid mälestusi ja asju on ju, et ma siis mõtlesin, ma tahan siit välja minna, siuke tunne, et hing jääb kinni, vaata. Aga kui see läbi sai, oli nagu kergendus. Et selles mõttes saan aru, mida inimesed ütlevad, et tuleb minna, on ju, et jah, selliste puhkutel ma tõesti soovitan alati minna, et see kuidagi rahu saabub seal. Jaa, ma just olen nõus. Ma olen ka nüüdseks 2 matusel käinud ja eks nad on siuksed, ma olen nagu palju mõelnud seda teemat, et kohati nad on nagu nii siuksed, ongi sul on seal vastik ja nagu ebameeldiv ja paljudel on nii palju negatiivseid emotsioone. Aga samas ma tunnen ka, et nagu teisiti ka ei saaks, et kui ma ei oleks nagu käinud seal, siis... Ja kripeldama nagu. Ja siis oleks ikka mingid megasüümekad nagu. Jah, et eks igaüks otsustab ise, aga lihtsalt meil on nagu sellised kogemused on ju, et ma olen ka mitte läinud, aga ma olen ka sellega rahul. Et jah, lihtsalt nii sellised olidki need minu jõulud ja aastavahetus, nii et tundub, et me mõlemad ikkagi saime puhata, ma sain ka selles mõttes puhata piisavalt, aga nagu alati jääb veits puuduvad. Piisavalt, aga alati on nagu mingi probleem. Natuke tahaks veel. Aga jah, selles on väga tore ju. Mul on sinule nii hea meel, sest sa ei puhka üldse. Hea point. Mul tuli see ka meelde veel, et selle mingi lauamängu jutu peale või mis sa mainisid. Meil oli ka nii ägedalt kutipere, kui me seal Võrus olime. Ja siis me viisime neile nagu jõulukingiks mingi lauamängu, on ju. Mingi siukse viktoriini teemalisem, muidugi nüüd nime kahjuks ei mäleta öelda, on ju. Aga tead, see oli nagu üks ägedamaid lauamänge, mis ma mänginud olen kunagi, sest me reaalselt olime nagu mina, mu kutt ja ta vanemad. Hakkasime nagu õhtul mängima ja me mängisime, kas see oli mingi 4 hommikul või 5. Saad aru, nagu nii põnev oli lihtsalt, et me ei saanud seal laua tagant nagu püsti enne, kui see lõpeb, vaata. Ja kuidagi nii äge. Tuletas nagu vaata hullult meelde, et kui lahe on tegelikult nagu perega siukseid mänge mängida, on ju. Ja sa õpid alati nende inimeste kohta nii palju minu meelest. Ja hullult õpid tundma rohkem. Kuidas nad reageerivad, kuidas nad mingi käituvad, on ju, lasevad ennast kuidagi lõdvemaks nende mängudega alati. Sellest äge. See on ju äge. Aga lähme siis uue aasta juurde. Head uut aastat. Ma tean, et seda ei tohi soovida, aga te ei tea, millal me salvestame. Kuule, ma mingi päev just vestlesin sel teemal chatiga ja siis chat ütles mulle, et see trend on nagu kadumas, et ei tohi soovida enam peale 7. Et nüüd tegelikult juba on aktsepteeritav vähemalt ChatGPT meelest. Okei, selge. No siis on head uut aastat siiski. 2026. 6 on mu õnnenumber. Nii et parem oleks, et asjad hakkad juhtuma. Mul on 9 õnnenumber, nii et kinda nagu. Teistpidi keeratud lihtsalt enam. Kuidas algas sinu uus aasta? Nüüd me jõuame mitte nii tore. No näed, oleme tagasi ikka meie murevamaks podcasti. Number 1 on tegelikult see, et mu jaoks oli nagu meeletult raske kuidagi see switch teha, et ma nagu just jõudsin hakata meeletult nautima seda, et nüüd saab nagu puhata, on ju. Ja nüüd see nagu esimene nädal, et tagasi selle tavarutiini juurde saada, no mine pekki, kui raske nagu.
et kuidagi, no kõik lõi mul lappa. Ma esiteks see, et ma ei jõua mitte midagi tehtud päeva jooksul. Nagu kogu aeg on kuklasse, et ma peaks tööasju tegema, mingi podcasti planeerimise asjad olid meil, on ju, kooli asjad, mingi bakatööd, ma peaks ammu kirjutama. Mitte midagi ei saa tehtud. Ja samas peas terve päev need asjad keerlevad, on ju. Oi, siis tuleb lambist meeldib, oi see ka veel, vaata, kus ma selle panen. Ja, et kuidagi, ma ei tea, ma loodan, et järgmine nädal tuleb kergem, sest et praegu nagu... See nädal on kestnud nagu 3 nädalat. Jah, reaalselt. Kui sa ka tunned reede, lõpuks oled. Ja ma tunnen, ma olen täiesti läbi põlenud nagu. Ei, mina samas kohas kokku. Esimese 5 päevaga. Aga, ja noh, teine asi nüüd pauksi ja nädala lõppu oli meil see, et mu õde on elus esimest korda haiglas. Väike õde, ta on 16, on ju. Ja tead, see kogemus kuidagi, vaata, noh, üks on see, kui sina satud nagu haiglasse, on ju, või noh, ma ei tea, keegi täiskasvanu, on ju, aga vaata, kui see on ikkagi nagu, noh, selline noorem keegi. Kuidagi, jah. Tead, see on nii raskelt mõjun nagu, et kas nagu midagi hullu juhtus? Tead, tal on hästi nagu, noh, ongi nüüd minu jaoks ka selles mõttes nagu huvitav periood, et me oleme vaata mingis määral nagu hästi sarnase mustriga alt tervise osas, on ju. Ja noh, meil on nagu varem neid asju kogu aeg tembeldatud nagu vaimse tervise alla ja paanika, on ju. Aga nüüd jah, tal nagu hiljuti läksid need nii-öelda paanikahood nagu hästi hulluks ja noh, hakkas nagu üha enam ilmnema, et see vist ei ole nagu tavaline paanika, vaid need on nagu krambihood, on ju. Ja nüüd jah, viimased eile oli siis nagu hästi hullud episoodid nagu mitu korda järjest, on ju. Ja noh, psühhiaater nägi pealt ja mingid kiirabiarstid nägid pealt ja ühesõnaga viidi haiglasse, nüüd uuritakse. Ja noh, ma ei tea, vaikselt on jah tekkinud mingid epilepsia kahtlused ja mingid siuksed asjad. Ja noh, see on pannud nagu minu tervisepilti ka vaata uue pilguga vaatama, sest et nüüd me saame aru, et kui nagu tõenäoliselt tal sealt midagi muud välja tuleb, siis tõenäoliselt ka mul on see midagi muud tegelikult kui lihtsalt paanikahoog, on ju. Ja et koorub nagu midagi muud sealt välja, mis jäi kunagi nagu avastamata, on ju. Et mega nagu hirmus ja noh, tegelikult ongi see, et ma täna ka jooksin nagu otse haiglas siia, on ju. Olin talle nagu seltsiks lihtsalt, sest tal oligi nagu vahetult enne oli see hoog olnud, on ju jälle. Ja noh, nüüd tõenäoliselt ma täna lähen nagu otse jälle sinna, on ju. Et kuidagi ma nagu hästi tunnen, et ma tahan talle toeks olla, sest noh, ma nii nagu hästi tean, mida ta nagu kogeb, on ju. Ja selline inimene on alati ülihea, kui su kõrval on, kes suudab suga natukene samastuda. Ja see on jah kindlasti nagu hästi oluline. Ja noh, vähemalt on nagu hästi tore oli näha, minu arust nagu lastehaigla vaata teeb ikkagi nagu meeletult head tööd või noh, juba nagu see arst, keda ma seal nägin ja need, kellega ma suhtlesin, et tõesti kõik tunduvad nagu nii abivalmis ja toredad. Ja seda on nii tore kuulda, et sa saad usaldada neid inimesi, kes sinu nagu lähedase eest hoolitsevad, on ju, et sa ei pea nagu kogu elama mingi paanikaga, et äkki midagi juhtub või ta ei ole heades kätes. See on jah väga kahju kuulda igatahes. Ja noh, vaata nüüd ongi see, et sellepärast ma lähen siin nagu juust välja. Ei, see on täiesti arusaadav. Ma ei jõudnud üldse mingi meiki teha, pole pesus käinud. Haiglasse läksid, on ju. Et kuidagi jah, praegu see nagu üha enam vaata lõi selle rutiini veel sassi, et nüüd ma ilmselgelt ei mõtle see nädal enam mingi kooli asjadele või ma ei tea millele, on ju. Jah, et tervis on ikkagi kõige tähtsam ja siuksed asjad nagu kooli asjad saavad alati oodata, vaata, et. Jaa, just. Loodan igatahes, et läheb kõik korda. Vähemalt avastatakse, mis see põhjus on ja saab nii-öelda nagu teha tööd selle nimel, et kõik läheks paremaks. Jaa, no selles mõttes meil on nagu endal ka see mentaliteet, et vähemalt see on nagu samm edasi kuhugi vaata. Ja et ta saab nii noorelt nagu juba, et hakatakse uurima, on ju, sest et noh, minul neid nagu hooge hakati mingi tõsisemalt uurima mingi 22-aastaselt, on ju. Et mida varem, seda parem. Täpselt. Igatahes väga kurb kuulda, nii et ilmselt sul ei ole ka kõige parem aasta algus, aga üritame vähemalt mõelda täna niimoodi, et üritame selle hetke toredaks teha. Et aga on ka midagi toredat, mis sulle meelde tuleb? Kas või mingi tore hetk kodus? Jaa, et midagi toredat, noh ikka minu jaoks on loomad on nagu täielik see... Palju sul on need nüüd? Mul on praegu on niimoodi, et mul on 2 kassi, 1 koer ja 2 küülikut, on ju. 5 looma? Aga noh, nüüd on vaata see, et mul on mingid loomad, kes on nagu ostetud, aga kes ei ela mu juures. Sul on päriselt nii juba või? Või noh, mul on niimoodi, et 1 on siis, kes on meil ostetud 1 kassipoeg, on ju. Ja noh, nüüd ma joon jälle negatiivse. Issand jumal. Enika! Aga no ühesõnaga põhimõtteliselt mingi jõulude paiku või nii pidi nagu 1 kassipoeg meile juurde tulema. Aga siis mu tuli välja, et praegustel kassipoegadel on võib-olla mingi haigus, mis tuleb enne välja ravida. Ja ühesõnaga praegu siis see uus kassipoeg ootab selle järele, et mu praegused saaks nagu terveks, on ju.
ja siis mul on veel 2 kassi, kes on nagu kus nad ära mahuvad sul? Nemad ei tule minu juurde elama, nad on nii-öelda selle aretuse mõttega siis lähevad nii-öelda tuttava juurde põhimõtteliselt. Ei no väga põnev, selles mõttes sul on ikkagi mingi suurem hobi käsil. Ja, et see on hästi suur muutus mu jaoks praegu ja see on täpselt see asi, et kui ma nagu loomadega tegelen, siis ma lülitan nii välja kõigest nagu, et kuidagi, vaata ikka hästi palju aega läheb on ju sellele, et sa paned neile mingid toidud ja mingi kammid ja lõikad küüsi, aga see on mu jaoks hullult nagu terapeutiline kuidagi. Et lihtsalt ongi, et sul on vaata keegi, kelle ees sa hoolitsed ja sellel ajal sul ei ole enda muredeks aega vaata. Jah, sa ei jõua mõelda lihtsalt. Selles mõttes küll väga hea ja samas sa ei ole nagu telefonis vaata. Ja, just. Ja üldse ei jõua muideks scrollida ega midagi. Ma pean ka leidma midagi, mul on selle haigus praegu. Nii, aga räägi nüüd endast ka. Ei no mul on konkreetselt ka mingi 360. Nagu väga hullult. On häid asju, on halbu asju. Nii, hakkame kuskilt minema. No ütleme, alustan heast asja on siis see, et ma kolisin oma elukaaslasega kokku on ju. Veikaga siis kokku esimest korda ja minu jaoks oli see üldse kõige esimene väljakolimine. Ja ma olen nagu üliõnnelik, aga see on nagu räme stress. Saad aru, esimene mõte oli kohe see mingi, oh my god, ma ei näe oma perekonda enam mitte kunagi. Oh my god, äkki me lähme kohe lahku, sest me ei oska koos olla. Vaata mingi täiesti sellised mõtted nagu mingid hirmud on ju. Nagu muidugi ma ei taha ju, et midagi halvasti läheks, aga ikka tuleb hetke, nagu raskeid hetki tuleb ka ju perega kodus on ju, et see võib ka ju paarilisega nii olla on ju. Ja siis nii palju, kui see mingi TikTok'e ka kunagi tulnud ette, et mingi et kui sa oma paarilisega kokku kolid, siis see make it or break it, vaata, kohe lähete lahku või olete elu lõpuni on ju. Ja siis mul on kohe see, et oh my god, mis juhtub, vaata. Et ma elan mingi rämeda pinge all. Ma väga naudin seda protsessi ja kõik see on väga tore ja mulle väga meeldib seal kodus ja see on nagu hästi kodune ja see on põhimõtteliselt kõrval tänavas, kus ma enne elasin. Ma kolisin nagu väga lähedale. Ma nagu tahan oma koera näha, vaata, ema ja isa ja kõik, et ma olen hästi nagu selline pereinimene. Ma võiks elu lõpuni ka kodus elada, kui ma saaks asju teha nii, nagu ma tahan, vaata. Aga see on selles mõttes väga tore muutus ja ma olen väga õnnelik sellele, ehk siis ma nagu vastutan palju rohkemate asjade eest, mis tekitab siukse hea iseseisvustunde kuidagi. Ma vastutan iseenda eest nüüd nagu täielikult, on ju, et see on hästi tore tunne tegelikult. Teeb kuidagi uhkeks millegi üle, vaata, on ju. Aga halvema poole pealt on see koolivärk. Ma ütlen nagu niimoodi, et ma ei ole 100% otsust veel teinud, on ju, eks ma ei saa siin midagi kinnitada või mitte kinnitada, aga ma ilmselt olen koolist ära. Väga suur šokk, ma loodan, et kui mul mingi vanaemad või keegi seda vaatab, pole kellelegi rääkinud veel, siis ma olen nii stressis selle pärast, et ma ütlen nagu lühidalt, teen siuke long story short, põhimõtteliselt juba mitu kuud ma olen mõelnud selle peale, et see eriala seal Tartus on hästi nagu ma ei oska öelda, nagu mulle ei meeldi nagu. Lihtsalt sellepärast, et ma olen saanud Tallinna kogemuse kätte, mis on väga praktiline, sul on hästi uuenduslik kõik, sul on üliägedad õppejõud, kõik on, ütle erandeid on ikka, on ju, muidugi, seal oli täpselt samamoodi, on ju, aga Tartu on nagu kuiv, akadeemiline, vanamoodne, teaduslik, hakkame kõik teadustöid kirjutama ja me igas tunnis loeme teadustöid. Oh my god, I could never. I could never sama. Ja saad aru, ma lähen sinna, loen õppekava, nii ägedad ained tegelikult. Ja siis sa lähed sinna ajakirjandusteooria tundi nagu ja ma ei saa mitte midagi aru, vaata. Ja mind ei huvita. Nagu, sorry, mida ma teen selle teadmisega, mis kuradi moodulid olid kunagi 40 aastat tagasi nagu. Ja ma kuidagi seal nagu leidsingi, et ma hakkasin siis enda peas tegema seda plusside ja miinuste tabelit. Et okei, ma tahan haridust, ma tahan magistrikraadi. Aga kas ma nagu tahan raisata iga kuu 2 korda raha selle peale, et sinna sõita, et sealt tagasi sõita, ööbimise peale raha kulutada, seal söögi peale raha kulutada, see on nagu tohutu väljaminek, eriti kui ma nüüd nagu eraldi elan. Et ja ma kuidagi selle rahaga saaks nagu hakkama, on ju, aga siis ma hakkasin mõtlema, kas see on seda väärt. Mul on praegu ideaalne hetk ära tulla, 4 kuud, 5 kuud vaata, see ei huvita mind. Miks ma seal käin? Ja niikuinii ma ei lõpetaks magistrit nagu õige ajaga, sest ma pole seda kuradi magistritööd ikka kirjutama hakanud ja pidime kuradi esimest päevast kirjutama. See oli ka minu jaoks täielik šokk nagu. Ja okei, veel natuke sellist nagu heiti sellele õppekavale. Kirjas on sessioonõpe. Ja uues õppekavas, mis hakkab nüüd, see uus semester, mis hakkab nüüd veebruaris on ju, on minu tunniplaan selline, et ma pean kohal käima neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Kus ma ütlen tööandjale, et sorry, ma ei tule enam või? Oh my god. Mida pekki nagu? Meil tuli grupi seal chatis ka mingi hull arutelu sulle, et näiteks mul oli üks
kursakaaslane, kes on nagu vanem juba, on ju, tal on lapsed, ta ütles ka, et ei noh, varem ütlesin lapsele, et oi, pühapäevaks jõuan koju, on ju, et muidu oli meil reede-laupäev kool nagu normaalne siuke sessioonõpe, on ju, üle nädala. Et aga ei, nüüd tulen koju pühapäeva õhtul, et lapsele tšau ja lähen hommikul tööle nagu. Täiesti lappes nagu. No see on suht ebainimlik nagu. Et reedel ma veel kuidagi sain need kodukontorid võtta, et ma tunnen ennast ka nagu ikkagi vastutavana oma tööasjade eest, on ju, ja ma tahan tööl käia, see ei ole minu jaoks mõelda, et ma toon töölt ära nagu. No nüüd eriti, kui see eraldi ka elada, on ju. Ja kuidagi see üldse see nagu, ma sellest kooli nagu õppeprogrammis väga pettusin, et just see, kui nagu kuiv see kõik on. Saad aru, ma ei ole üldse selline, mind ei huvita, ma ei lugenud ilmselt mitte ühtegi teadusartiklit tegelikult läbi ka, nagu nüüd ma võin sellest rääkida, mul üks kõik reaalselt. Ja no, saad aru, ma lihtsalt, noh, ja siis on need räme entukad, vaata, sa vaatad neid, sa mõtled, et nagu nende koht ongi siin, vaata, aga minu koht ei ole, ma nagu näen seda kõrvalt. Ja ma hullult tahan nagu kandideerida sügisel uuesti magistrisse Tallinnas. Jah, kuhu ma tegelikult tahtsin algusest peale minna. Nagu see oli mu number 1, aga kuna ta on üle aasta, vaata, ja magistris on vist niimoodi üldse nagu see uus mingi üliõpilassüsteem on üldse selline, et kui sa tuled 365 päeva jooksul ära, siis sa saad tasuta ühe korra veel vist kandideerida. See on tore. Ehk siis ma pean kindlasti sealt aasta jooksul ära tulema, kui ma tahan sügisel uuesti minna. Et see televärk, nagu ma kujutan juba ette, et see on täpselt see, mida ma tahan. Seal on nii vähe kohti tegelikult, eks ma ei ole ka kurb, kui ma sinna ei saa, on ju, et võib-olla ongi mul seda puhkust vaja, on ju. Ja lihtsalt kuidagi ma tunnengi, et täna just rääkisin oma õppenõustajaga ja ütlesin, kuule, et nagu davai tšau, ma lihtsalt ei viitsigi. Ja ei viitsi ja ei huvita. Ja ma olen nii nõus, et ma arvan, see on nii õige otsus ära tulla nagu. Et mida ma tõmblen? Ja, ei ole mõtet vaata ainu piinata ennast nagu. Ja, et käin ja kulutan raha, ei huvita isegi, saan seal magistrikraadis pärast olen seal mingi hei, ma olen nii õnnelik. Ja no vaata, minu arust tänapäeval tegelikult eriti on see, et noh, tegelikult ei ole väga vahet, kas sul on see nii-öelda paber või mitte, on ju. Kui sa vist õpetaks tahad minna, siis no, jah, mingitel erialadel, on ju. Aga noh, meie nagu selle valdkonna puhul vahet ei ole, et lihtsalt sellepärast nagu lõpetada ei ole pointi nagu. Ja eriti, kuna ma tean, et ma tahan tulevikus edasi õppida, et see pole minu jaoks nagu selline, et ma ei lähe kunagi enam, on ju, aga väga tahaks just seda teist eriala või üldse, ma soovitan nii väga Tallinnasse rohkem minna. Palun minge Tallinnasse taga. Et just ajakirjandus. Et jah, okei, võib-olla bakas sa saad tugevama akadeemilise põhja seal alla, ma ei kujuta ette, on ju. Aga no magister. No vabandust, aga nagu andke ruumi veits. No vaata, tänapäeval on ikkagi nii oluline see, et nagu ajakirjanikul, no sa pead ka oskama umbes kaameraga ringi käima. Teha ka midagi. Täpselt, et sul ei piisa sellest teooriast. Ei no mul ongi selline tunne, et see magistri suund on seal hästi selle mõttega, et sinust saab nagu ikkagi mingi teadlane. Et sa hakkad kirjutama teadusartikleid. No ei koti nagu. Ja see ei ole ja sinu teema. Et minu jaoks ei ole ja kuidas need õppejõud on nii motiveeritud seal rääkima sellest, teadusartiklid ja ma väga imetlen teid, aga no mul läheb nagu ausalt, lähebki süda pahaks, sest ma tunnen, et ma ei taha ja ma ei oska ja ma ei konkureeri teistega, kes nii väga seal minu kõrval tahavad näiteks teha. Jaa, muidugi. Nii et jah, see on see halvem uudis, aga minu jaoks ma seedin seda, eks sellega mul hästi palju nagu neid tundeid ka, et ma tegelikult olen rahul selle otsusega, et ma sealt suht kindlalt ära tulen, on ju. Aga vaata, mul esimese hooga tekib kohe, mida mu vanemad arvavad, mida nad arvavad minust, mida nad mõtlema läbi kukku ja mingi blä, vaata. See on ebareaalne, mis tunne tekib sükse asja, kui sa terve elu õpid ja järsku otsustad nagu pausi teha, mis on nii oluline. Aga tead sellest tuleb vist üle olla. Ma arvan ka, ja noh, võib-olla ongi nagu mõistlik ka tõesti nagu anda endale puhkust ja noh, vaata täna on minu arust kohe rohkem see, et tegelikult nagu sa võid õppida ükskõik mis vanusas, on ju. Konkreetselt. Et kuidagi, kui see nagu mõte endale omaks võtta, siis tegelikult nagu peab lihtsalt vaatama, no ongi vaat täpselt jälle see, me jõuame sinna, et nagu tervis ja enda heaolu on kõige olulisem, on ju. Täpselt. Ja kui midagi kuskilt nagu kripeldab, see järelikult see ei ole õige asi praegu. Pluss veel nagu see ka, et anda noorena endale veits aega nagu oma asjadega tegeleda. Et kui me käimegi koolis tööl, kuradi veel teeme mingi 100 asja, mida me tegelikult väga teha ei taha, aga see on nagu äge, vaata. Siis noh, see lihtsalt see noorus sõidab mööda ja lõpuks oleme vanamutid ja mõtleme, et mida oleks võid teha. Kuule, minul nüüd vaikselt tekib see kriis, et ma olen hakanud nüüd aru saama, et mul vaata 25 paistab vaikselt, on ju. Oota, millal su sünnipäeval? No aprillis, on ju. Noh, tegelikult on aega, aga ikkagi tuleb, on ju. Ja
vot see 25 tundub täpselt siuke, et see on justkui jah, 1/4 onju. Ja no mine perse nüüd, kui ma mõtlema hakkan, siis on siuke tunne, et mida ma üldse olen oma eluga siiani teinud onju. Kus ma siis nagu päriselt tahan minna, mis ma teha, no mul on täielik nagu siuke segadus peas, et kuidagi jah, kui nagu hakkad sellele mõtlema, siis ma mõtlen, et kõik 25 juba mingi, neil on lapsed, onju, abielus, mingi, mul pole mitte midagi. Kuule, et sul on mingi mul on loomad, ja. farm, eks ole. Sul on haridus kohe olemas. Sellega see tuleb ka jube praegu kehvasti. Ma tahtsingi selle kohta küsida. Oota, aga ma vaatama, kas ma panin midagi veel kirja selle kooli kohta. Ei pannud. Aga ühesõnaga, minu lood on sellist ja ma tahtsingi kohe küsida. Sa ju tehnilist hakkad ka bakalaureust nüüd lõpetama sellel aastal. Ja. Mis on tegelikult väga tore. Aga kuidas siis seisud on? Seisud on kehvad. Või no ütleme nii, et mul on ka täpselt see, vaata, et kõik see nagu fun, praktiline pool, see on olnud ülitore ülikooli juures. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et mul on need ained nüüd kõik läbi saanud, onju. Kõik on tehtud? Kõik on tehtud, no mingid hinded on veel välja panemata, aga noh, need on nagu nii positiivsed, onju. Ja nüüd on see vana hea bakatöö, onju. Ja no võt see on vaata täpselt see, et istu maha, loe mingeid igavaid teadusartikleid, onju. Absoluutselt ei koti. Jah, täpselt. Siis kirjuta midagi, millest sa mitte sittagi aru ei saa, mida ma pean kirjutama. Kuidas sa pead kirjutama? Ja ma olen nagu nii segaduses, et ma juba nagu tükk aega, vaata jälle iga päev mõtled, et nüüd ma peaks kirjutama. Ja siis sa tead, et sa ei oska mitte midagi kirjutada. Ma vaatan homme. Ja vot selline on minu viimased kuud juba tükk aega. Ja vaikselt see kuupäev läheneb, kus ma pean nagu teooria osa nii-öelda ära kaitsma. Ma ütlen lihtsalt sulle nii palju, et kui sa seal teooria saad nagu tehtud, siis on lihtne vist. Siis on juba tead lõpuspurt. See oli kõige hullem osa, ma täiesti nõustun igasu asjaga, mis sa praegu ütlesid. Aga tead, mind aitas kõige rohkem see, hakkad lihtsalt kuradi suvateksti kokku kirjutama. Mis pähe tuleb enam-vähem. Otsid mingi viite juurde. No ja nii läheb. Ma pean jah selle nagu alguse saama kuidagi kätte ja siis ma usun ka, et aga noh, vaata ongi ka see, et praegu on täpselt, et mulle üldse enam ei meeldi see teema, mis ma valisin ja ma nii väga soovin, et ma oleks midagi nagu lihtsamat ja praktilisemat võtnud. Aga noh, järgmine kord targem. Järgmine kord täpselt targem ja ma arvan, et sa pead sellest kirjutamiskrambist nagu lahtivat saama, et lihtsalt mind räigelt aitas see, kui kedagi nagu veel aitab siuke asi, et kui sa ei oska alustada kuskilt. Tartu Ülikoolis üks aine loovkirjutamine oli väga hea aine, nagu tervitus selle õppejõule, kui ta peaks kunagi seda kuulama. Ainuke hea aine, mis ma siiamaani teinud olen. Ainuke praktiline aine, et kuidas kirjutamiskrambist lahti saada, sa hakkad lihtsalt kirjutama. Võtad arvuti ette ja mõtled selle teema peale ja mis sul esimesed asjad, mis sul pähe tulevad. Ja nii sul hakkab mõte nagu jooksma ja ära mõtle kunagi, et see on imelik, vaid lihtsalt kirjuta. Nagu mõtle lihtsalt niimoodi, et mingi, mis võiks sellega seostuda, mis on sellele iseloomulik, kuidas saad mingi, mida võiks seal olla mingi ja räigelt aitas mind teiste tööde vaatamine. Seda ma mõtlesin ka ette võtta. Võid minu töö ette võtta. Mul oli väga hea juhendaja, Andras Kõnno, parim juhendaja maailmas konkreetselt ja ma tegin täpselt samamoodi. Võtad minu esimese peatüki, vaatad, mida ma siin rääkisin ja inspireerud, siis sa võid seda teha nagu. Et kuidas saad oma peatüki niimoodi on. Ma igatahes hoian sulle väga pöialt. Ma üritan nüüd nagu lähiajal läbi pushida sellest algusest ja siis teooria osad, et ära siis sul on juba ilus tee minna, siis sa jalutad juba. Kuigi tead, see metoodika osa on ka selles mõttes tore, et mu viimane see juhendajaga kohtumine oli umbes see, et saad aru, ma ei ole vist nagu kunagi tundnud nii lollina ennast, sest et iga asi, mis ta küsis, lihtsalt ma jäin seal mingi reaalselt, sest meil oli umbes mingi see, et ma pidin nagu arvutama mingi palju ma neid artikleid valin, mida ma analüüsin, onju. Ja siis ta küsib mult umbes siukseid küsimusi mingi, et noh, kui sa võtad nüüd onju selle meetodi aluseks, palju artikleid sa siis saad? Siis ma olin mingi 7. Siis ta on mingi, ei no see peab ikka nagu 3-kohaline number olema. Ma olin mingi siis ma ei tea. Issand appi, õnneks mul ei olnud sellist asja. Minu juhendaja üritas kuidagi hästi, ta sai aru, et ma olen väga stressis ja ta lihtsalt ütles, et vaata lihtsalt rahulikult, saatis mulle mingid näiteid, ütles, kust otsida ja mind tähega aitas see, et ma lihtsalt mõtlesin, et see on nagu iga suvaline töö. Ja vot nii peab vist lahenema, et ei tohi üle stressata. Suvaline töö, lihtsalt teed selles, et lihtsalt natuke rohkem punkte. Muidu ei saagi, muidu hakkad niimoodi higistama, siis kurat läheb kõik. Ja siis on metsas, jah. Sest ma olen vaata endale veits selle karuteene ka teinud, et ma olen tahtnud seda cum laudet jahtida, onju. See on see, kui kõik on need aad või? Kui kõik on jah nii-öelda aad. Või no see on nii-öelda mingi kuldmedaliga lõpetada, onju. Kuldmedali. See on tähtis sõna praegu minu jaoks. Ja no
lolliks, et ta peaks mul meelest ära nagu. Ja no sellega on täpselt see, et noh, siis mul oli kogu aeg see stress peal, et siis ma pean ju bakatöö ka saama, onju. Aga nüüd on see, et kuna tundub, et mul võib-olla jääb see niikuinii kaugeks, onju, sest et seal peab nagu keskmine hinne peab 5,6 olema, onju. Või 4,6. On loogilisem. Ma olin korra nagu, mis ajas mina elasin. Okei, ühesõnaga. 4,6 peab olema. Ja mul on... minul oli 4,3. Sa teed lebolt ära? Ei, saad aru, mul on 4,55. Ja mul on 2 ainet, mille hindad ei ole välja tulnud. Okei, nii et sul läheb päris kriitiliseks. Mul läheb päris kriitiliseks. Saad meile kunagi update'i anda, kuidas sellega läks? Ja nii praegu ma reaalselt mingi sükke, et ma mingi iga päev põhimõtteliselt refreshin, et kas on nagu liikunud üles poole. Kui ei tule, siis keda kott... Ei no tegelikult on savi, vaata. Ja ütlegi, keda kotti. Ja tegelikult on ülisavi. Ja kui saad, on väga äge. Ja ma pean seda sisestama. Ja sa pead nagu, see on konkreetselt, mõtle, kes mäletab seda mingi 3 aasta pärast. Ei, see on tegelikult, täna on täiesti pohhu nagu. Ma ei mäleta ühtegi inimest, kes me sai. Kas meil üldse keegi sai? Ma ka ei tea, jah. Et nagu tead, vahet ei ole nagu. Ja väga tihti on nagu näiteks need, kes gümnaasiumis lõpetavad kuldmedaliga. Neil on halvemad töökohad kui need, kes ei lõpeta, sest need on ennast läbi põletanud juba gümnaasiumis. Kuskilt lugesin. Nii, võtke rahulikult ikka. Hingame ka vahepeal. Ei tohi nii perfektsionistlik olla. Ja see võib vaata olla hea ja halb samal ajal nagu väga tugevalt. Nii et jah. Jah, kooli, nii mul oli väga huvitavaid asju siin veel rääkida. Ma pean vaatama. No vaata, et meil on siin see, et mida uus aasta üldse siis toob nagu meile, võib-olla sinna liikuda. Tööst äkki natuke. Ja tööst sa ei ole ka ammu rääkinud update'i. Jaa, mul sai katseaeg läbi. Nii. Ja oled edasi. Olen tööl. Olen tööl. Meil oli just täna, kus selles katseaja vestlus. See tundus, et läks nagu hästi. Mul ei ole veel seda tagasidet saadetud, aga nii-öelda ma läbisin selle katseaja kuupäeva, ehk siis ma olen nii-öelda ametlikult läbi, et see peaks vist niimoodi olema kuidagi, et ma vähemalt arvan. Nii et veel olen tööl. Ja väga tore selles mõttes, et mul oli väga raske periood nagu talvel, detsembri nagu keskpaigast lõpuni oli nagu nii pingeline, kõik asjad juhtusid, siis oli vaja teha mingi 100 postitust, siis oli vaja teha ühesõnaga nii palju asju, et ma sain tõesti nagu maitsta natuke seda ülikommunikatsioonitööd. Mis on nagu täiesti kurnav, niimoodi ma olen koju ja mu peas jooksevad ikka veel mingi täiesti random asjad. Ma kujutan, et sul on vist ka see, et see nagu tõenäoliselt ei taha väga suhelda peale seda, sest sa vist seal suhtled nii palju, onju. Vahepeal ma nüüd lähengi ju koju, onju, ikka juurde. Ja siis ma lihtsalt ei räägi temaga. Aga ta saab aru, vaata, et me nagu lihtsalt oleme vaikuses ja mulle just meeldib, et mulle partneriga see aru saam, et keegi ei suru midagi peale, vaata, et mingi miks on kohe räägi nagu. Asi ei ole sinus, asi on minus. Ja just vaata, koos elades minu arust on nagu eriti see, et nagu kõige olulisem ongi see oskus üksteisele ruumi anda nagu, et noh, te küll elate koos, aga see ei tähenda, et te peate kogu aeg olema nii-öelda koos füüsiliselt, onju. Et käime korrati igal pool koos kogu aeg, onju, et muidugi on tore käia, aga vahepeal võiks olla seda oma aega, onju. Et jah, selles mõttes, millest ma just rääkisin üldse? Tööst. Jah, töö on väga tore, praegult olen väga rahul. Ma väga ootasin, et podcast jälle teha, sest mulle tundub see hea teraapia-session nagu meile mõlemale. Ja väga äge on, ma olen kusjuures meie podcasti kuulasin mingi aeg. Ma rääks tarka juttu, vaata. Ma olin, issand, kes need toredad tõukid seal on. Ja kusjuures väga palju on minu käest ka küsitud, kus podcast on. Ka minu vanaema ütles, et miks sa episoode pole saatnud. Ma olen okei, kohe saadan. Ma unustasin talle saatama. Et tundub, et meie podcast on ka ikkagi nagu hinnas, eks ole. Ja mul on ka tekkinud ja mingeid inimesi, kes aeg-ajalt uurivad. Jah, aga kuidas sinu tööga läheb? Tööga, tead, mul on natuke... Või mis see sul praegu on täpselt? Jaa, no mul on ikka vanaviisi selles mõttes, et ma olen seal siis laseris, onju. Kas nagu selles YouTube'i kanalis või saates? Mõlemas põhimõtteliselt toimetan. Ja siis on need enda nii-öelda ettevõtlusasjad, onju, et nii spordiklubi kui enda see loomevaldkonna ettevõte. Et noh, ikka tööd on mega palju, onju. Üha enam mulle saab selgeks, et nagu see ei ole ülijätkusuutlik, mis ma teen. Ma arvan, et me kõik oleme sellest juba saanud. Vist küll, jah. Järele jõudsid. Sest et jah, kuidagi praegu on ikka juba palju seda, et isegi nagu töömahtu võib-olla ei ole nii palju, onju, aga vaata see nagu lülitumine ühelt töölt teisele, see on kuidagi meeletult energiakulukas nagu ja ma tunnen, et ikkagi osad päevad mu aju on nagu lihtsalt mingi kõik asjad segamini, onju. Et natuke on nagu seda palju. Ma praegu olen puhtalt üritan nagu ise tõmmata kuskile piiri, et nüüd on õhtu, ma täna enam ei tee, vaata. Jah, seda peab oskama teha lihtsalt. Jah, ma praktiseerin seda, see on alati üliraskelt mul tulda, aga ma näen, et see oskus läheb nagu paremaks. Jah.
ja noh, ma nüüd tunnen ka ülipalju muideks seda, et just selle ajakirjanduse töö tõttu, et see suhtlemine, kuna sa seal nii palju suhtled inimestega, siis no mine metsa, nagu isegi mingi ühe sõnumi saatmine kellelegi on nii raskeks muutunud vahepeal nagu. Ma tean, kui sa pead veel helistama, aga sa mine pekki nagu. Nii raske, ja konkreetselt nagu ongi ka see, et noh, kuna on ju töö jooksul nagu mingi helistad, kirjutad nii paljudega, on ju, siis isegi mingi lähedasele ala mingi emale vastamine Messengeris. Nii keeruline. Nii keeruline. Sest temaga sa ei pea nagu pingutama, sa ei pea kirjutama, vaata. Siis on see, et kas sul on ka siuke tunne nagu, noh, ma olen ju ka ajakirjanduses töötanud, on ju, et nagu sarnane muster ilmselt see helistamine ja kõik see, on ju, et üli nagu vastik on see, et vaata kunagi need inimesed, keda me üritame kätte saada, näiteks mingid külalised on ju, mingid, kellega on vaja parasjagu intervjuud teha, vaata nende jaoks sa oled nagu see, kes kirjutab, on ju, et nemad vastavad sulle nii, kuidas nad tahavad, neil pole aega või ma ei tea, ükskõik 100 probleemi, on ju, ja siis kuidagi sul on siuke tunne vahepeal, et keegi ei arvesta nagu sinuga. Et nagu sa teed ju ka oma tööd, vaata. Et ma saan aru, kui on mingid väga problemaatilised teemad, on ju, et siis tekib need asju, aga vahepeal mul oli endal küll siuke tunne, et ma näen nii palju vaeva, mingi üritan igat pidi neid inimesi saada endale, ma ei tea, kas saatesse või ükskõik kuhu lukku või mida iganes. Ja siis nad on mingi, mul pole aega. Nagu paku siis aega nagu. Aga samas ma pean ka ütlema, et nagu mul on ikkagi olnud ülipalju neid ülitoredaid kogemusi, kus on nagu nii abivalmis inimesed, kes on just nagu vastupidi umbes see, et issand, ma saan nii aru, et teil on nii kiiresti vaja, et mingi kohe millal soovite, ma tulen, on ju, paneb kõik asjad pausile. Et selles mõttes mul on ka nagu, noh, muidugi on mõlemat äärmust, on ju, aga see nagu näha, et jätkuvalt nagu on päris palju neid inimesi, kes peavad nagu ajakirjandust oluliseks. Ja eriti tuntud inimesed. Ja just. Ja kellel ei ole vaata vaja tegelikult seda meediapilti, on ju, aga nad tunnevad, et on oluline mingitel teemadel kaasa rääkida, on ju, et see on nagu äge tegelikult, et meil on siuksed, kes tahavad nagu. Ja, ei, väga äge selles mõttes, et tore, et sul on siuks kogemuseks mul endale ka, aga eks see talvemad jõud ikkagi meelde paremini. Kindlasti, ja. Et seal on jah, aga noh, ongi hästi mu enda jaoks ka nagu seda just karjäärialast dilemmat nagu ülipalju tekkinud. Just nagu selles... Karjääri muutust või? Mitte otseselt seda, aga vaata pigem see nagu laiem küsimus, et kui kaua ma midagi teha tahan ja kus ma siis nagu lõpuks välja tahan jõuda põhimõtteliselt, on ju. Et kuidagi nüüd üha rohkem, sest noh, nagu don't get me wrong, mulle hullult meeldib ajakirjandus ja ma praegu nagu näen ennast seal valdkonnas, aga kuidagi hästi palju on must nagu tekkinud seda küsimust, et mis siis nagu näitlemisega jääb, et kas ma kaotan selle täitsa ära või kas see ikka huvitab mind, siis on mus üldse mingi see pool veits tekkinud, et noh, kuna 25 midagi ajus toimub, see on see, et kas ma peaks pere peale mingi hetk mõtlema, on ju, et noh, kõik siuksed küsimused on mul nagu niimoodi peas laiali ja ma nagu esimest korda elust nagu ei tea päris hästi, et kus ma nagu tahan nii-öelda jõuda. See on nii jube tegelikult. Jaa, on küll. See ei ole midagi öelda. Sest et noh, ma olen nagu alati olnud see vend, kes on nagu ülikindlalt vaata teadnud, mina saan näitlejaks, ma lähen sinna, ma tahan sinna saatesse, mul on kõik nagu üliselge olnud. Ja nüüd on nagu esimest korda see, et tegelikult ma nagu ei tea, kas see on see. See on nagu okei vaata, aga see on vastik. Et sa pead nagu nii mõtlema, ma arvan, et lihtsalt, et tead, äkki nagu ise juhatab sind. Jaa, ma suht lasen kanda praegu nagu. Aga samas see näitlemine sulle ka nagu nii meeldis, et nagu nii kahjulas, kui sa selle ka nagu ära unustaks. Aga tead, millest ma olen hakanud aru saama? Mul on natukene tekkinud kahtlus, et äkki vaata näitlemine oli mu jaoks veits mingi nagu traumategevus. Sest et minu jaoks nagu vaata näitlemine köitis mind hullult see aeg, kui mul oli mingi räme ärevus, on ju, mingid siuksed asjad ja see oli nagu asi, mis mind kuidagi maandas, on ju. Aga nüüd, kui mul on nagu vaimselt parem olnud, siis ma ei saa sealt enam seda nagu sama tunnet. Sa ei saa nagu teise kehasse korra minna, on ju? Enda muret kõrval. Ja ma tunnen, et ma nagu ise ka näitlejana, ma ei ole nii tugev enam selle pärast nagu näitlejana. Et ma nagu teen ära asja, aga ma tegelikult ei lähe nagu 100% sinna rolli sisse, on ju. Ja, ei, ma nagu saan aru, mis sa mõtled. Ja noh, see on nagu ülisegane kõik mu jaoks, sest noh, siis on seal kõrval nagu see asi, et vahepeal ju kuulutati välja need lavaka uued katsed, on ju. Ja mul on nagu noh, alati olnud ülikindel plaan, et ma lähen proovin nagu ühe korra viimast korda veel, on ju. Ja nüüd noh, võtab veel selle uue lennu siis Elmo Nüganen, on ju. Aga mine proovi. Aga vaata, nüüd ongi nagu see, et noh, mu esimene mõte, kui välja kuulutati, ma olin mingi, ma lähen kohe, on ju, minek. Ja siis, kui ma hakkasin mõtlema, et okei, päriselt nagu 4 aastat esiteks, on ju, et mis siis saab umbes, ma ei tea, oletama, et äkki mul käib seal poole peal klikk, et ma tahan last, on ju. Siis ma ei jäta pooleli ju kooli või noh, vaata, siuksed küsimused, on ju. Ja samas, noh, ma mõtlen ka
seda, et ma peaks siis praegu hakkama rämedalt mingeid tekste õppima, onju, mul ei ole seda aega absoluutselt. Ma just ise mõtlesin vaata sellepärast, et kuna see on nagu alati olnud see unistus. No see räme unistus olnud, jah. Et vähemalt kui sa kandideerid nii-öelda nagu sinna lavakasse onju ja saad siis kas selle jah või ei vastuse, siis sul on endal nagu see otsus onju, et sa saad ise otsustada, kas sa tahad minna, siis sul on päriselt ju aega veel mõelda onju, aga kui sa ei lähe, siis see jääb ilmselt kripeldama. Ja, seda ma olen kartnud hullult. Pane hullu nagu, lähed kas või poole nagu effortiga kohale, annad ennast parima vaata ja kui ei saa, siis sa vähemalt tead, et sa ei saanud sisse. Ja see nagu uks läks kinni, vaata. Aga kui sa ei proovi, no kurat küll, vaata. Mina oleks ka siuke, et siis mõtled vaata aasta pärast. Ja ma kardan ka, et see tuleb mingi hetk, onju. Kurat, see näitab ikka päris hea, vaata. Et noh, vähemalt see annab sulle endale otsuse nagu võtta nagu see juhi roll seal, vaata, et nagu mis ma nüüd teen või ei tee. Ja. No tõenäoliselt jah, ma nagu pean proovima. Ongi võib-olla kõige rohkem see küsimus, et nagu kas ma lähen siis nii-öelda puusalt panema, et ma õpin ülipõgusalt need tekstid ja ei pane vaata sinna üldse seda rõhku, onju. Või kas või nii palju, kui sa lihtsalt suudad sinna panna. Ja tegelikult ma saan aru, see on ka see, kuidas inimesed tavaliselt sisse saavad, et nad lähevad mingi null ettevalmistus. Kas see oledki sina ise? Vaata need, kes tryhardivad, need võib-olla kaotavad nagu ennast ära seal. Ja, selle peale ma olen mõelnud ka. Võib-olla lähedki nagu vähema stressiga kohale seekord ja oled nagu teistmoodi kuidagi vabamalt. Sest muideks selle peale ma olen hullult mõelnud, et kui ma varem olen käinud seal proovimas. Perse ma olen kedagi nii teist näidelnud nagu. Ma ei ole absoluutselt mina ise olnud nagu. No näed. Et selles mõttes... Lili läheb nüüd näitlejaks. Aga ei no jah, vaatame, mis elu toob. Televiisor niikuinii on hukas. Keegi telekat ju enam ei vaata nagu öeldakse. Ongi aeg ära tulla sealt. Ja, teater on muidugi ka maette küsimus, kui hukas või mitte hukas. Vaatame, mis need hinnad teevad. See on pöörane ja... Issa, ma lähen just kusjuures teatrisse järgmine nädal. Mulle kingiti ja teatri peale. Kus sa lähed, mis sa vaatad? Väga hea küsimus, ma ei tea. Okei. Ootake, draamateatrisse mingi kafee mingi asi. Ja tead, ma olen kuulnud sellest midagi. Komöödia, mingi kafee mingi. Jah, ma tean, mis sa räägid, aga ma ei oska öelda, mis see täpselt oli. Nii et ei, Lili läheb lavakasse, vähemalt kandideerib. Mõtle vähemalt nii, et nagu siis ei kahetse. Ja, seda küll. Pluss on neil rohkem miinuseid praegu. Ja, need kahetsused on tegelikult kõige hullemad, vaata lõpuks elus. Ei taha ju kahetseda tegelikult, et mis on tegemata, vaata. Ja. Aga kuidas sa üldse karjäärialaselt ennast nagu näed, kui sa mõtled nii-öelda sarnaselt? Ei näe. Ei näe, üldse ei ole karjääri. Selles mõttes, et tead, ma praegu nagu üritan lihtsalt tööd teha ja natuke nagu ajuvabalt olla. Sest ma olen selle peale liiga palju mõelnud, nagu sina ilmselt on ju. Et ka alati, ma olen ajakirjandus ja siis ma lähen sinna, siis ma tahan televiisorisse minna. Siis kui ma käisin TV3-s, ma sain aru, et see pole ikkagi nii lihtne, kui ma nagu oleks tahtnud, et see oleks. Minust saab ka saatejuht, mida ei ole. Teles on väga rasked ajad praegu, kui kõiki koondatakse, siin ainult uudiseid tuleb, kuidas keegi läheb ära kuskilt jälle ja mõtledki, no mida ma teen seal siis vaata, et nagu mul ei ole mõtet sinna minna, kui niikuinii kõik minema saadetakse. Et noh, minu unistus ikkagi oleks kunagi olla nagu Kristjan Jääkalda, vaata. Siuke Kogupere saate, mingi juht, et teeme mälumängu või mingi, see on nagu siuke pikk unistus, mis mul on alati olnud, on ju. Aga sinna jõuda tundub nagu nii raske, kuidagi eriti selles telemaastik, kus mul tundub, et hästi palju on tutvuste peale üles ehitatud. Ja hästi raske nagu kuskil ennast sisse pressida, nagu see on fakt konkreetselt, et mul võib ju olla anne ja talent, aga kui keegi, kellel on ka see sama asi, aga tema on kellegi sõber, siis ta ilmselgelt saab enne mind selle koha vaata. No ma olen ka nagu vist sellest aru saanud, et vaata lõpuks ongi nagu kõige kindlam viis on nagu ise teha, on ju. Et noh, sa ise lood nii-öelda selle töökoha ja võimaluse endale, on ju. Aga noh, see on ka jälle siuke, et siis hakka seda aega kuskilt otsime ideed, on ju, ja noh, see on kõik siuke. Ja kuna maailm on praegu siukses seisus ka, kus nii palju asju juhtub, eks see tekitab tohutut ärevust, on ju, millest ma üritan, nagu ma ei loe uudised juba viimased aasta aega. Ma ka enam ei loe eriti, jah. Ainult mingi vahepeal üliharva mingi korra nädalas lähen võib-olla Delfisse või korra päevas nagu vaatan mingid üliolulist asja, vaata. Aga niimoodi ma ei loe enam uudiseid, mul on nii ükskõik, ma ei taha mõelda selle peale, see tekitab sellist ärevust, lihtsalt see nagu sõjaärevus ja kõik see asi nagu, ja vaata, mida külmemad ajad on, seda rohkem tuleb niisugused hirmsad uudised ka, oi, mis siin kohe Euroopa ongi läbi, kõik on kohe tuumapomm tuleb ja siis see nagu võtab mind nii üle, et ma mõtlesingi mingi aeg, et käingi tööl,
elan mõnusat elu ja küll see elu näitab, ma olen veel selles mõttes noor ja sina ka, meil on aega otsustada veel, mida teha. Mõni inimene teeb 40-aastaselt siukse karjääripöörde, et kurat, minema vaata. Et tead, lihtsalt üritan natuke seda elu nüüd elada, eriti kui ma sealt koolist nagu ära tulen, et lihtsalt natuke nautida seda aega, mis mul üldse on. Tead, ma mingis mõttes on suht sarnaseid mõtteid mõrgutanud just selles osas, et ma hiljuti Kutiga ka arutasin, et tegelikult äkki nagu tahaks üldse vaata mingit aega nagu teha mingit hästi tasustatud tööd, et sul on nagu kindel töökoht, sa saad nagu päriselt kõrvale panna, sest kuidagi ikkagi ma tunnen ka praegu seda, et majanduslikult on nagu nii raske ja et see, et oleks vähemalt nagu mingi rahaline kindlus annaks vaata selle mingi kindlustunde, mida ma tunnen, et on praegu puudu. See valdkond vaata ka, kus me mõlemad oleme, et mina olen selles mõttes ikkagi erasektoris nüüd et mis on natuke nagu, mitte erasektoris, avalikus sektoris tähendab, kus on nagu natuke paremad võimalused selliste asjade jaoks, aga just see erasektori osa on nii raske, et ma olen ise sealt tulnud ka ja seda nagu läbi käinud, et see ei ole nagu majanduslikult, kus ei ole just mingi Jüri Butšakov või Kristjan Jõekalda, kellel on nagu kogemust ja nagu tausta nii hullud, siis see ei ole lihtne nagu. Jaa, sul peab olema nagu nimi, mis müüb, siis sa tõenäoliselt elad hästi ära. Sul on seal kõrval mingi 100 koostööd, ma ei tea, mingid igast erinevad projektid, aga samamoodi nagu mina olin lihtsalt reporter, sa oled ju ka nagu, mis su see ametikoht nagu on, ajakirjanik või? No ma olen just kui toimetaja saatejuht tiitrite järgi, No vot, aga see on ka täpselt see, et ühes kohas on ju mingi saade, sa oled ikkagi abiline, selles mõttes, et sinul ei ole seda nägu, mis on Marii Karellil, et ongi raske, vaata. Ja nagu ongi nii raske vahepeal ise ka mõelda selle peale, et kurat, miks ma ei võiks olla tema, vaata, või mingi. Ja samas vaata, siis on ka jälle see pool, et mõtled, et nagu tegelikult on nii äge see, mis ma teen praegu, ja näed, et see nagu võib olla see, mis viib välja lõpuks sinna, kus sa tahad, aga jah, võib-olla kõige rohkem ongi minu jaoks just olnud see küsimus, et ma arvan, ma peaks mingi hetk tegema selle nagu valiku, et ma teen ühte asja täiskohaga, vaata. Et lihtsalt see, et on nagu natuke kõike, see ajab nagu esiteks pea nii sassi ja ta nagu rahaliselt on nagu suht, ei ole jätkusuutlik. Pluss sul on see ka siis, et sul ei ole ühe asja mured, vaid sul on nagu 500 asja mured, mis on nagu hargnevad veel 500 asjaks. Nii et see eluke ei ole lihtne niimoodi. Ma arvan ka, et sa peaks võtta natuke rahulikumalt. Pean kindlasti, Võib-olla teemegi nagu uue aasta lubadus, et me võtame endale rohkem aega ja teeme natuke nagu paremaid otsuseid ise enda jaoks, mitte teiste jaoks. Ja, seda läheb vaja küll. No et see on meie lubadus. Soovitan ka võtta see otsuse vastu. Aga ma ei teagi, minul nagu otseselt väga midagi rääkida ei olegi rohkem. Pole update rohkem. Ma mõtlen, tead, ma paiskan siia veel midagi natukene. Lihtsalt nagu võib-olla, mis on veel huvitav ära mainida, on see, et mul oli nüüd paar kuud äkki faas, vaata, mina olen hästi palju kärrinud üldse kõiki oma asju nagu selle ajuravi pealt nii-öelda, kus ma olen käinud, ja nüüd mul oli paar kuud periood, kus ajuravimasin läks katki. Nii et põhimõtteliselt ma ei ole nagu 2 kuud seda ajuravi saanud, Okei. Ja see on nagu ülihuvitavalt selles mõttes mu jaoks, et esiteks näha, et mis juhtub, kui mul ei ole seda toetavat asja kõrval, Sa siiamaani siis käisid kogu aeg või? Ma käisin ikkagi suht regulaarselt, nagu olenevalt enesetundele, vahel mingi iga nädal korra, vahepeal mingi iga paari nädala tagant, aga praegu on vaata, ongi täpselt siuke, ma tunnen, mingi siuke nagu asi on sees, vaata, mingi ärevus või midagi nagu kripeldab, nüüd on õnneks see, et ma saan nagu paari päeva pärast minna uuesti, aga päris siuke, vaata, see ongi täpselt, ma arvan, ka see, mis on tekitanud. Sinna olukord, et mugavustsoon kaob ära nagu. Räigelt. Ja hullult nagu ongi tekkinud see tunne, et tegelikult nagu nii haavatav on see elu, vaata. Ja et ma arvan, siit ka nagu võib-olla, mis kõik need teemad, vaata, kuhu nad meil lõpuks välja jõuavad, on see, et mis nagu päriselt elus oluline on, et tegelikult nagu kõik see töö ja asjad nagu nad on nagu tore lisand, Jah, et sa pead ju tegema, et raha teenida. Ja just, aga tegelikult nagu seal all on tõenäoliselt kõige olulisem see, et kuidas me nagu tunneme ennast ja kuidas tervis on Jah, see on siuke raske teema, eriti kui on inimesi, kes ongi ennast nii üle koormanud. Nad ennast polegi enam vaata. Nad on nagu orjad lihtsalt. Ja miks ma võib-olla ka nagu tahtsin selle teema tõstatada veel siia lõppu on nagu see, et mul on tunne, et see on nagu nii suur probleem praegu eestlastel üleüldiselt. Et nagu, mida rohkem ma nüüd räägin inimestega, nagu kõik on mingi 2-3 töökoha peal, kõik üritavad kuidagi ära elada nagu.
siis kuuled jälle ja ongi igal pool, kellelgi on keegi kuskil haiglas, kellelgi on mingi uus terviseprobleem, et nagu nii palju on seda kõike vaata negatiivset. Rohkem on kuulda nagu seda juttu. Ja. Lõpetame nagu väga depressioonis olekus. Ma oleks nagu peaaegu juba mingi positiivselt lõpetanud, Lili tuli jälle oma teemaga siia. Ai, aga see on nagu okei selles mõttes, et peab adresseerima neid asju. Jaa. Aga jah. Ei, ma arvan, et tegelikult võtame nagu sellest selle vähemalt kaasa, et üritame ise nagu paremad olla. Et kui me näeme neid õudseid lugusid ja käiga arsti juures palun, nagu näe, nüüd on uus aasta. Ma alati üritan, kui te aasta alguses mingid asjad ära käia, naised naiste arsti juurde, mehed meeste arsti juurde, peab ka seal rohkem käima, et mehed pole siin häbeneda midagi, kurat. Jaa, see on tegelikult hea point, et võtta vaata mingi kindel aeg, kus sa teed nagu mingid uuringud. See ei lähe meelest, sest kurat läheb meelest ära. Issand, saad aru, mu isa poolt 10 aastat käinud perearsti juures või? Päriselt või? Mis sul juhtus nagu? Saatsin kohe arsti juurde. Emaga olime mingi täiesti paanikast mingi asja, vaata, veed pole mingi 10 aastat arsti juures käinud. Mehed on minu arust selles mõttes nagu enamik nii haiged, et nagu nad ei mõtle vaata igapäevaselt sellistele asjadele. Kas kuidas võimalik on? Ja siis 10 aastat käinud, ma mõtleks, mul on mingi, ma ei tea, mis asi. Ja ei sama, ma ei ole mingi aasta äkki käinud verd andmas, ma olen viimased nädalad mingi, mul on kõik raudselt ülivalesti. See on viimane võimalus minna. Et arsti juurde minna täpselt nagu aitab sellest pullist käima arsti juures ja kurat tasuta ka veel saab käia perearsti kaudu mingeid põhiasju tegemas, et lihtsalt hoolitseme enda eest rohkem ja tead nii me pushime läbi ka. Varsti on imeaeg möödas. Just. Valgemaks hakkaks minema juba vaikselt. Ja vaata, minu arust praegu on ka ikkagi see, et nagu ma nagu nüüd näen üha rohkem, kui olulised on need nii-öelda uusaasta lubadused, mis on siuksed baasvajadustel põhinevad, vaata, mida me võib-olla varem oleme nagu paljud maha teinud, ma arvan avalikult, on ju, et jälle sa hakkad trendi tegema või tervislikult toituma, aga tegelikult nagu millal siis veel, kui mitte praegu, on ju. Kui sul on motivatsioon mine. Ja täpselt, sest et minu arust need on täpselt need asjad, mis hoiavad kuidagi vee peal praegu, on ju, et teha nagu täiega mingi trenni, toitumine korda, et see on vähemalt nagu mingigi selgus ja mingid siuksed asjad, mis toetavad, on ju elus. Ja täpselt, ma loodan, mul see motivatsioon tuleb ka varsti. Ja. Ma söön nii halvasti. Ma siin vaikselt üritan parandada, aga see on jah, siuke... Krõpsu meeldib süüa kommi ja šokolaadi. Need isud on ja kergelt. Mulle isud nii suured viimasel ajal. Ma ei ole vähe. Lihtsalt isud on suured, ma stressis. Aga jah, kuule, aga tõmbame see joone alla. See oli tore esimene episood siia uude aastasse. Ma loodan, teil kõigil tuleb imeline uus aasta, et unistused täituksid, et ei tuleks halbu asju ja et teie lähedased oleksid ka terved. Ja soovin sama asju. Ja et oleks rohkem neid positiivseid mõttevälgatsi, mitte niisuguseid negatiivseid nagu mul. Nagu meie siin, ülimõtlised mingi. Nii halvasti. Jah, aga selge, kohtumist juba järgmine nädal. Teeme nii. Tšau! Tšau!